Minu kõrval on siis inimesed, kes on perekond Sildarude kaasus suuremal või vähemal määral seda kajastanud. Ei saa öelda, et Eesti ajakirjanduses oleks inimest, kes oleks seda teemat läbi ja lõhki kajastanud kõikides pooltes, aga igaüks on mingisugust killukest siis näinud ja süvenenud sellesse. Minu kõrval istub Eesti Ekspressi vilistlane, veteran, aga ka saate pealtnägija, eestvedaja ja vedur Mihkel Kärmas. Tervist! Sealt edasi istub Eesti Ekspressi peatoimetaja asetäitja, väga paljude mõjukate lugude autor, 10 aastat Eesti Ekspressis töötanud Sulev Vedler. Tervist! Tere! Ja siis sealt viimane siit rivist on meie sportlaste rõõme, muresid, pisaraid ja naeru igapäevaselt kajastav, näidates neid siis kas heas või halvas pildis, Delfi sporditoimetuse juht Gunnar Leheste. Tervist! Nii, aga et me siia mugavatesse toolidesse võib-olla kohe siia sisse ei vajuks, et väiksed lühiküsimused alguses. Hinnake 5 pallisüsteemis. Kui raske on perekond Sildarude teema kajastamine ajakirjanduslikult? Ütleme, et keegi meist ei ole seda läbi ja lõhki kajastanud, aga see teema üldse 5, et see on maru raske. 1, et see on nagu üks laadauudise kajastamine, et käid ära, paned kirja, kõik korras, tüli pole, kõik tahavad rääkida ka veel ja on tänulikud. Et ütleme 5 pallisüsteemis selline kiire ring, et saaks korra soojaks. Mihkel, kas alustame sinust? 4-, 3+. Ei olegi väga raske. On oluliselt raskemaid. Selge. Sule? Mina paneks ka kuskil 3, ütleme, aga ma olen sellesse jamasse sisenenud isiklikult kirjutajana alles sellel aastal, kuigi ja olin ka seal siis, kui see skandaal puhkes. Aga siis ei kirjutanud ridagi. No siis tundub ikka ei ole väga raske, aga Gunnar? Minu kulmud küll tõusid nende hinnete peale, et spordiajakirjanikuna ja sporditoimetuse juhina kindlasti 5, sest põhjus selles, et me lihtsalt ei kajasta nii raskeid teemasid tavaliselt. Meie tavapärane töö on ju käia jalgpallivõistlustel, korvpallivõistlustel, analüüsida, minna süvitsi, rääkida nende kas või eraelust, aga peretüli ja kohtuasjad ja nii detailsed või nii delikaatsed detailid meie laualt ikka iga päev läbi ei käi, sellepärast paneme mida 5. Selge. Ja üks kiirküsimus veel, kus te ei pea süvaanalüüsi veel ei pea hakkama rääkima pikka juttu, aga kogu läbi aastate tohutult massiivselt on seda teemat kajastatud igast nurgast, kõike tundub, et me oleme kuulnud. Aga kuidas teile tundub, mitu protsenti kogu sellest, ma ei tea, hoomamatust juhtumist on tegelikult veel meile teadmata ja on suletud uste taga? Mis te arvate, palju sellest juhtumist on tegelikult meile veel rääkimata? No ma ei tea, alustaksin nüüd teisest otsast. Gunnar, kas oled valmis? Mina ütleksin puusalt sellise protsendi nagu 70 on rääkimata. Päris palju. Arvestades, kui pikk on olnud selle noore sportlase ja mõlema tegelikult karjäär ja millal need detailid alles välja tulid, et lihtsalt puhtaajalisest aspektist ütleksin 70. Aitäh! Minu kord. Mul on väga raske hinnata, aga arvan ka, et suurem osa on ikkagi veel kajastamata ja võib-olla ta ei vajagi kajastamist. See on juba teine küsimus, jah? Et võib-olla tõesti. Mihkel? No ma ütleks ka niiviisi, et see, mis võiks olla ülekaaluka avaliku huviobjekt, et sellest on ikka 70% räägitud, et kui me räägime nagu sportlikust küljest, et siis see peaks olema nagu tegelikult praktiliselt läbivalgustatud kõik, mis puudutab seda sassi läinud. Esiteks ma korraks võtaks hetke ja markeeriks ära, et üleüldse tegelikult see on kohutavalt traagiline ühe pere dünaamika rappa mineku lugu. Siis juhatuseks. Aga täna oleme selles punktis, et me oleme siin kõik koos meie punastel toonidel lava peal ja arutame ühe pere asja. Aga ei ole midagi teha, et see on aastatega saanud nii suureks, et siin võetakse olümpiakomitee
presidente maha sellel teemal, et ei ole midagi teha. Aga ühesõnaga, et mina ütleks jah, vastupidi natuke, et 70% ma arvan on ära räägitud sellepärast, et siin on nii kirglised vaidlused olnud, kui on mingid olulisi asjasid, need kaardid on juba letti löödud. Loomulikult on palju intiimseid detaile, mida ei olegi vaja ja mida oleme valinud, et me ei ole kajastanud. Ja neid tõenäoliselt ei kajastata loodetavasti ka. Ja siis on veel üks asi, et sageli tulevad uudistena need asjad, mis on juba korra kajastatud, sest me unustame ära ja tulevad peale uued inimesed, kes ei ole lihtsalt nendega kursis ja siis nad avastavad seda uuesti ja küsivad, miks seda varem ei ole ilmunud. Tegelikult on. Guugeldada peab ka oskama, jah. Olgu, aitäh ja liigume ikkagi algusesse, sellest aastate tagusesse aega. Et nagu Sulev ütles, et ja ka Mihkel viitas, et siin on nagu tohutult palju kajastatud aastate jooksul, aga meenutame seda, kus asjad hakkasid tõesti meedias tõsiselt lahti rulluma, see oli 5-6 aastat tagasi juba. Ja ütleme, et kes oli siin kõige esimene, ütleme, et siin oli toimetustel, kõigil oli info käes, aga võib-olla alustame näiteks Eesti Ekspressi loost, mis ilmus aastal 2019 oli nii vist nii, Sulev, ei, aastal 2020. 13 või 12 mai, jah. Ja see oli pealkiri, mis ütles, et perekond Sildarude peres politsei uurib vägivalda, oli vist selline sõnastus. Pikk lugu, Sulev ei olnud küll selle autor oli Kirsti Vainküla. Aga Sulev, kas sa mäletad veel selle loo sündi? Ma ei usu, et see lugu läks toimetusest läbi niimoodi, et lihtsalt ilmus välja ja kõik lugesid hommikul seda üllatuslikult lehest. Et kas oli mingeid kaalumisi, et kas üldse seda avaldada, kas on piisavalt infot või mis toimus toimetusest taustal? Ma võtsin nüüd oma telefoni välja, sest seal on mul üks kiri, tegelikult on isegi mitu kirja, kus me selle infos saime. See on kiri, mille on saatnud siis Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald meile, istub seal. On saatnud meile ühel pühapäeval ja ta ütleb, et me oleme saanud ühe vihje. See on üks Facebooki postitus. See postitus ei tulnud meil enam lahti, nii et mina ei olegi seda algselt näinud, et see vihje ütles, et Sildarude peres on muresid. Ja siis Urmo pakkus välja, et nüüd me peaksime siis arutama seda teemat, et me olime ka tegelikult natukene varem oma vahel rääkinud, saama sellest kirjast aru, et toonane peatoimetaja Erik Maura, siis sporditoimetuse juht Peep Pahv, mina, Urmo, oleme seda arutanud, et midagi on seal perekonnas viga. Ja seal oli kohe teada, et oli peretüli just läinud, et vara pärast, armastus, vägivald. Aga need olid sellised vihjed, ütleme, et Peep Pahv, väga hea ajakirjanik, oli teadlik sellest, aga temal oli väga raske sellepärast, et spordiajakirjanikku nad oli harjunud kajastama põhiliselt sporditulemusi. Ja siis me istusime kokku ja arutasime, mida teha. Me olime kirjutanud kunagi kamba peale mitmest erinevast toimetusest. Delfi küll asub samal korrusel nagu Eesti Ekspress või siis vastupidiks, aga ega me ei tee kogu aeg niimoodi koostööd. Siis me oleme kirjutanud Marti Kuusiku juhtumist sellise loo, kus oli mitme toimetuse inimesed. Ja siis Urmo pakkus välja, et teeme samamoodi, et püüame nagu selgust saada, et mis seal siis toimus ja teises järjekorras vaatame seda, et kus ja kuna seda ilmutame. Lõpptulemus oligi see, et ilmus 2 lugu. Kõigepealt esimene lugu ilmus spordis. Täpselt päev varem. Jah, see oli 1 päev varem ja siis päev hiljem Ekspressil ilmub korra nädalas. Siis tuli meie lugu välja. Ja need olid erinevatel teemadel, et me olime selle kuidagi ära jaganud. Püüdsin ka selle loo autori Kirsti Vainkülaga siis täna meenutada, et kuidas me seda tegime. Ma olin leidnud näiteks mingid paberid, vist ma arvan näiteks kinnistusraamatust, mis ütlesid küll, et näete,
maja on läinud isalt tütrele, seal on midagi imelikku. Siis Kirstil ei olnud hästi meeles, et ta rääkis Lilianiga, ehk siis Kelly emaga, Henri emaga. Aga pärast ta vaatas oma märkmeid, et tõepoolest ja rääkis isegi päris pikalt. Mingil hetkel tuli sinna mängu juba esimeses loos ka politsei, tuli ka advokaat. Aga need olid sellised hästi vaos hoitud nagu lood, sellepärast et tegemist oli ikkagi muinasjutuga meie jaoks. Selles mõttes kõige parema hea muinasjutuga, kuidas üks pisike tüdruk on Eestile nii palju kuulsust toonud. Ja ajakirjanikud ei taha tavaliselt selliseid müüte murda. Ja seda oli väga keeruline tollal teha, sest meil endale tundus kogu see lugu uskumatu. See oli musterpere Eestis. Kuidas sa siis ühel hetkel hakkad ütlema, et kuulge, seal on asjad väga-väga halvaks läinud. Ja ega need inimesed ise ka ei tahtnud väga rääkida. Et ka Tõnis Sildaru oli siis saatnud ühe kirja, et äkki saaks seda kuidagi nagu mõned asjad siit ikkagi välja jätta, et me prooviks nagu ise ära lahendada ja ka ema ütles, et kuulge, et äkki saaksime mõnda asjad niimoodi teha, et need meediasse ei jõua. Ja tundus, et seal võib-olla ongi mingit lootust veel meile, kes me oleme kõrvalseisjad. Aga Sulev, see jõudis meediasse. Mis kaalutlustel tavaliselt ajakirjandus sellisel oludes teeb otsuse, sest võiks ju ka öelda, et kedagi ei ole kohtusi süüdi mõistetud, et äkki peaks ootama natukene? Ja seal oli kriminaalasi algatatud ja see oli seotud vägivallaga. Maja oli vahetanud omaniku ja see on tegelikult väga-väga haruldane, kus tütar on isalt midagi välja nõudnud. See oli hästi ebatavaline. Tegemist oli selgelt ka avaliku elu tegelastega. Nad olid ikkagi kogu aeg olnud pildis. Aastaid ja aastaid me olime kajastanud seda, kuidas see tõus tuli. Nii et tundus, et nende puhul selline avalik elu oli, või avalik huvi oli olemas. Gunnar, mida sina mäletad selle loo avaldamisest või mida su kolleegid sulle rääkisid? Ma olen tagantjärele küsinud, et kus see esimene teadmine, et midagi hapu tekkis. Ma olen välja raaninud, et tekkis üsna kohe pärast seda, mida kirjeldatakse ka selles mõlemas loos tegelikult, et kui Kelly Sildaru Uus-Meremaalt põgenes. Ajakirjanikud ikka ju suhtlevad sportlastega ja nende treeneritega ja seda, et Kelly on lahkunud laagrist, me teadsime üsna kohe. Aga koos sellega hakkasid tulema ka nimetame neid praegu kõlakateks, et kuskil on midagi hapusti, pere on lõhki minemas või juba lõhki läinud, aga ei olnud kedagi, kes kinnitab ja selliseid asju ei saa kirjutada lihtsalt ära selle kõlaka pealt. Ja arusaadav, kui allikale helistada, siis inimene sellistes nimetame kuumadeks olukordadeks, mis on veel nii-öelda kestvad, ei kipu neid asju kohe ju niimoodi tunnistama ja loodavad, et äkki see ikkagi ei tule välja. Just, et lähme vähem kui aasta möödus nendest lugudest ja ilmus Pealtnägijas intervjuu Kelliga, aga ka ema võttis seal sõna. Mihkel, mida sa saad meile rääkida selle intervjuu ja loo sündimisest, et kas sul tekkis juba tegelikult väga varakult, kui sa lugesid juba teiste kajastusi, et see on Pealtnägija teema, kas sa ise lähenesid neile, kas nad tulid ise sinu juurde? Ütleme, et nii kaugele, kui seda ajahorisonti nüüd siis tagasi kerida oskab ja mõistab siin dešifreerida neid kõiki suitsumärke, eks ju, et siis minu arusaamine kinnitan nagu Gunnari sellist muljet, et tegelikult spordiringkondades saadi aru, et midagi on väga viltu, siis kui tüdruk põgenes põhimõtteliselt Uus-Meremaa suusalaagrist koju. Siis järgmisena hakkasid tulema jutud, et umbes ta tahab treenerit vahetada, eks ju. Isa teenetest loobuda, see oli juba nagu selge kõigile, et midagi on väga valesti, eks ju. Ja siis kerime siis 2021 aasta algusesse, kui siis mängu tuleb nagu Pealtnägija, siis me olime sellises olukorras, et Ekspress ja võib-olla teised kanalid olid ka üksjagu või ütleme rohkem kui
2 artiklit avaldanud tegelikult sellest erinevatest kohtus käimistest ja eeskätt just sellest maja ümber käivast vaidlusest. Ehk et tollel hetkel oli teada, et peres on tüli majas, aga et fookus keerleb ümber raha. Ja avalikkuses oli selline mulje, ja nüüd ma jõuan siis vaikselt nagu pealtnägijani ja miks siis see kontakt pealtnägijani tekkis, avalikkuses vähemasti nii-öelda selle pere naispool tundis, et avalikkusel on tekkinud selline mulje, et neid peetakse sellisteks kasuahneteks šaakaliteks, kes siis kiusavad meespoolt rahaliselt pinnalt ja mille foonil on siis seal võib-olla vanemate vahelised ka isikliku laadi arusaamatused seoses ühesõnaga lõhkiminekuga. Ja siis on nii-öelda ema on siis kaasanud sellesse tütre, sellesse ristiretke siis oma endise elukaaslase laste isa vastu ja isa siis on kuidagi kaaperdanud nagu poja. Et see oli see foon. Ja võt see on ka ositi see põhjus, miks siis nüüd pere naispool otsis läbi vahendajate kontakti pealtnägija toimetusega. Meie ei läinud ise nende juurde, nemad hakkasid nagu kompama meid. Aga siin tuleb ka aru saada, et tegelikult see ei olnud kohe niiviisi, et tuleme, räägime kõik nii, nagu hiljem see ekraanil paistis. Esiteks siit kõlas läbi juba, see künnis oli erakordselt kõrge, et mõtleme korraks veel tagasi. Kelly Sildaru sellel hetkel oli Eesti talispordi päästja. Ainus medali lootus tiitlivõistlustel tollel hetkel. Ma ei tea, mis tal täpselt, tal olid juba neid taskus ka igasugused medaleid seal, eks ju. Ja lisaks see kõik asetus ikkagi sellisesse pere lõhkimineku foonile ja ka vara jagamise foonile, ehk et erakordselt nagu laetud. Ja meie ikkagi, ma ütlen ausalt, väristasime ikkagi nagu kätt, et tulevad, räägivad siin erinevaid aspekte, eks ju, aga kuidas me selles navigeerime, eks ju, et erinevad need faktorid, ma räägin. Me läheme ikkagi nagu iidolite vastu mingil määral, kindlasti saame märkimisväärse nagu, ütleme siis, publiku tagasiside, kui me hakkame siin mingisugused selliseid küsimusi lahkama, et kuidas seda siis teha. Ja see oli tegelikult päris pikk protsess, kuidas me selle siseveendumuse kujundasime. Et mismoodi need tõendid, mis tõendid neil oli, muuhulgas me, ärge võtke seda sõna-sõnalt, aga pressisime neilt välja, et kuulge, võt need lindid, mis nüüd hiljem on siin tekitanud ka furoori, eks ju, et me ei saa palja käsi armastatud siin treeneri ja vastu minna, eks ju, et ikkagi, et midagi on vaja, eks ju. Ja siis seal olid mingid pildid ja salvestised ja siis me näpuotsaga neid näitasime. Nüüd kogu selles võrrandis seal on nii palju erinevaid faktoreid, aga üks hästi suur faktor oli veel see, et kuidas me teeme seda nii, et me tollel hetkel alaealist, siis Henri Sildarut, võimalikult vähe kahjustame ja sealt omakorda tulid need valikud ka, et mida me siis täpselt nagu räägime, millised tõendeid me kasutame, et mitte ülemääraselt ja nii edasi, nii edasi. Nii et see oli pikk protsess, kogu selle loo ettevalmistus võttis julgelt üle kuu aja, käisid, ma kohtusin nendega, algusest lõpuni rääkisime loo ära 2 korda, kindlasti kohtusin ema ja tütrega. Ja siis loomulikult veel omaette trall on see, et kuidas me siis pere meespoolega siis asju ajasime, see väänamine, kuidas see seal käis ja mismoodi see kõik lõpuks välja mängiti. Milline oli tagasiside sellele saatele, sellele lõiguna? Elav. Et sa võid teha, ja ma kujutan ette, et Sulev eriti võib seda kinnitada, sa võid teha lugusid 100 miljarditest, kuidas siin pannakse tuuri. Aga kui on üks selline asi, kus keegi meelelahutaja räägib oma näiteks mingisugustest sõltuvustest või me räägime mingist peredraamast, siis sulle helistavad teiste toimetuste ajakirjanikud, lugupeetud veteran žurnalistid helistavad Kärmas. Kuidas te ikkagi, kas tasus teha? Miks, kas te kaalusite ja nii edasi? Ühesõnaga aru pidin andma üpris nagu mahukalt, et miks ja kuidas ja siis ilmus tõesti erinevaid artikleid, kaasatud Peep Pahv üldse ei kiitnud heaks, muide pani paberile oma mõtted ka arvamusartiklis sama nädala lõpus. Nii et
nii et seal tollel hetkel see foon ei olnud sugugi selline, et hurraa. Et siin, kui me sellest tagasidest räägime, siis oli veel selline huvitav vinjett, et ma markeerisin, et kuidas siis, ega me ei läinud nii, et kuuleme ainult ühte poolt, et me nägime kõvasti vaeva, et siis nii-öelda meespoolele ka jutule saada ja arusaadavalt, see on ju see aeg, kui nad on kusagil tiirutavad mööda Euroopat, nad on kuskil Alpidest parasjagu, eks ju, siis me rihtisime veel seda aega, et kuidas neile pihta saada. Me isegi mõtlesime enne läbi, et meil on sporditoimetuse inimene on umbes tunni aja kaugusel sellest nende suusalaagrist ja et umbes me ütleme, et ei ole midagi, me tuleme kohale, räägime, meil pikad telefonikõned, kirjavahetused, nii edasi, täpselt sama dünaamika, Tõnis kogu ütleb, et ärge tehke, et te rikute sellega kõigi elud ära, eks ju, eesotsas Henriga ja kusjuures ma veel toonitan, ega ka daamid ei olnud üldse alguses nii, et hurraa, tuleme teeme, nad alguses tulid, et neil on mure, et kuidas seda asja nagu, et neile tundub, et nendest, neid nagu avalikkuses portreteeritakse kui saamahimulisi indiviide, eks ju, et sellest see hakkas veerema ja nad ei olnud üldsegi, et kogu aeg, et lööme kogu infolett ja räägime suud puhtaks, vaid see oli nagu see sammhaaval läks. Ja siis kui sai selgeks või me tegime selgeks siis Tõnis Sildarule, et nüüd on nii, et meil on tõendipakett koos, inimesed on andnud oma nime ja näoga intervjuud ja lisaks seal olid ju hästi selge silmavaatega ka peretuttavad, kes tulid juurde. Prokuratuur tuli taha, ütles, et jaa, et meil on kriminaalasi ja meil on Tõnis Sildaru suhtes kahtlustus esitatud, eks ju. Et sel hetkel meil oli see nii-öelda pakett koos, me ütlesime, et nüüd Tõnis on olukord selline, et me ei saa sellest välja tagurdada, seda ei saa nagu põhimõtteliselt vaiba alla panna. Ja sellel hetkel siis, aeg-ajalt seda sellises olukorras inimesed teevad, nad tegid ise avalduse, mis oli umbes sellises toonis, et et me üldse ei taha nüüd, et see ka välja tuleks, aga kui meid ikkagi siin Kärmas ja Pealtnägija sunnivad, siis me nüüd siis räägime. Ja sellel hetkel siis ka tegelikult realiseeris vist Eesti Päevaleht toona selle sama perevägivalla loo ka ära. Ehk et tegelikult kõik mäletavad seda Kelly Sildaru intervjuud, aga tehniliselt oli see niivis, et sama päeva hommikul Madis Kalvet, või nimega eksida, ajakirjanik kirjutas Eesti Päevalehes selle loo tegelikult praktiliselt ära, mis oli teada enne juba, aga see ei ole etteheide, eks. Ja hästi oluline ära markeerida ka, et lisaks sellele, et selle kogu asja vastu on erakordselt suur selline huvi niisama uudisimu selle tüli suhtes, siis ikkagi me pidime mõtlema ka seda, et et aga mis on see ülekaalukas avalik huvi, eks ju, et mis ikkagi õigustab, et me tõesti ju tegelikult ka tollel hetkel alaealisele Henri Sildarule kindlasti tekitame negatiivseid emotsioone ja räägime ka küllaltki sellistest delikaatsetest pere siseasjadest, et mis seda õigustaks, eks ju. Ja vähesed seda mäletavad, aga selles loos tegelikult oli just nimelt see, et paneme kõrvale selle peretüli asja, aga see on väga markantne juhtum, õpetlik juhtum, mis paneb mõtlema selle üle, kust jookseb ikkagi piir sellest, et kui on lapsevanem on treeneri rollis ja juhtumisi see treenitav laps on ka erakordselt majanduslikult edukas, et kuidas neid rahasid hallata ja mis hiljem ju saigi selle kriminaalasja tegelikuks fookuseks, sest see lähisuhtevägivalla asi, see oli sõna vastu, see hajus ära, seal tunnistajad kadusid mingil määral ära ja nii edasi. Ma lisaks paar mõtet, et Madis Kalvet suhtles hästi palju Sildarude perega ja selles mõttes ta teadis neid lugusid väga hästi, et see, et tema selle loo tegi, oligi hästi loogiline. Ja teine asi, meediajuhtidel oli ka tollal päris raske, sellepärast, et ajakirjanikud tegid tööd, aga samal ajal siis nagu turundusosakonnad võistlesid sellepärast, et kes saaks oma reklaami panna kuhugi sinna Sildarude kas siis kiivri peale või kombele. Ja näiteks Delfi ja Postimees sisuliselt osalesid sellisel enampakkumisel. Võitis Postimees. Ja võitis just vist siis sellel ajal, kui Kelly sai vigastada või midagi taolist. Et see jällegi muutis ka asja natukene keerukamaks, et ühest küljest sa nagu annad sponsorraha
ja teisest küljest siis hakkad kirjutama, et vau, et näete, siin peres on midagi nagu hullu. Aga see ei seganud ajakirjanike tööd, see oli nagu rohkem meediajuhtide seal kuskil südametunnistuses, et nad pidid kuidagi lõhenema. Huvitav detail, aga Sulev, kas sa tahaksid rääkida ka, sa tegid Kelliga intervjuu nüüd talvel, pika intervjuu, ka see sai päris palju vastukaja vist lugejatelt, aga teistpidi võib-olla on ka huvitav teada, et sellised intervjuud on päris keeruline teha, et see ei ole päris nii, et sa käisid rääkimas ja kõik läks kirja ja siis avaldasime lihtsalt ära. Jaa, see on tegelikult üks pika eellooga lugu. See hakkas pihta sellest, et tulin mina oma talvepuhkuselt ja oli juhtunud väga rõõmustav asi. Henri Sildaru oli võitnud medali ja me Ekspressis saime aru, et me peame sellest kirjutama. Aga meil ei olnud õrna aimugi, kuidas kirjutada, sellepärast, et head kolleegid olid absoluutselt kõik asjad ära teinud. Ja siis me natukene nuputasime. Meil on toimetuses üks väga vahva kolleeg, Mattias Kalev. Tema on suusataja. Ja siis tema ütles, et kui tema peaks seda lugu tegema, siis ta võtaks fookusesse raha. Millegipärast langes minu õlule. Mattias ise langes vigastusega meie seast lihtsalt välja mõneks ajaks. Ja mina olen see, kes tavaliselt kirjutab rahast. Siis ma võtsin ühendust Tõnis Sildaruga ja ütlesin, et tahaks rääkida rahast. See on see asi, millest inimesed tavaliselt ei taha rääkida. Ütleme niimoodi, et ega ka tema ei olnud maailmas nagu kõige rohkem meelitatud. Aga mul oli üks selline nagu võlunipp, kuidas teda rääkima panna. Ma ütlesin, et kuulge, aga teate, et seal ERR-is on juhtunud selliseid lugusid, kus sportlasel pannakse logod, kuidagi kaetakse ära, et meie juures sa saad rääkida oma sponsoritest, et kuidas sa neid leidsid ja sa saad neid tänada ja sest vau, ja see on hea mõte. Ja siis ma käisin neil külas. Rääkisin Henriga, rääkisin Tõnisega, väga meeldiv oli. Ilmus ka lugu, hästi positiivne, et Henri Sildaru on teel sellisesse suurde rahaliigasse. Lihtsalt seal on üks idee kogu seda suusatamise süsteemi muuta, et seal ongi tulevikus võimalik palju raha teenida, palju rohkem kui tänapäeval. Ja sportlasel see on töö. Ja see lugu ilmus ära, ma sain hästi palju sõimata. Sellepärast, et nad, vabandust, kuidas sa julgesid kirjutada sellise loo meie kangelasest? Ma siis mõnele inimesele ütlesin, kirjutasin positiivse loo, mis siis häda on? No jaa, mõni vabandas isegi, see läks natuke nagu sassi tõesti, aga põhimõtteliselt, et kuidas sa julged kirjutada rahast, eks ju, et et nii ei tohi. Aga oli veel üks tagasiside. See tuli ühelt advokaadilt, Silver Reinsaarelt. Tema esindab Kelly Sildarut. Ja tal olid paar märkust, mis ei meeldinud talle seal loos. Õigemini küsimus ei olnud selles, et talle ei meeldinud, need ei meeldinud Kelly Sildarule. Minu meelest need olid täiesti 6. järgulised asjad. Ja ega see Silver Reinsaar ei nõudnud ka meie käest, et midagi vabandaksime või midagi ringi teeksime, vaid tal oli väga mõistlik ettepanek. Kuulge, meil on siin nagu mingi arusaamatus, pakkuge välja, et kuidas me selle asja lahendame. See on nagu, aga arutaks seda asja, et vaatame, et mis variandid on, et võin midagi kirjutada siin, aga et nad teeks need asjad selgeks. Mõtlesin, et ma vahetan taga paar kirja, aga tema ütles, et kuule, saame kokku minu büroos. Tema büroo asub väga meeldivas kohas. Tallinna kõige moodsamas kontorihoones Arteris. Läksin siis sinna kohale, istusin sellise toredasse saali, väga hea vaade. Silver Reinsaar hilines. Tükk aega ootasin seal juba mitu minutit, siis avanes uks ja siis astus Kelly Sildaru. Inimene, kellega me üldse nagu ei saanud oodata. Ja siis ta istus minu juurde maha ja siis me hakkasime rääkima, siis tuli Silver ka ja rääkisime ja vahepeal oli juhtunud selline asi, et oli puhkenud hoopis üks skandaal ühe pildi üle.
Ja seal pildil siis kujutati seda, kuidas mõned arvasid, et Tõnis Sildaru kägistab oma poega ja mõned ütlesid, ta võtab sealt lihtsalt tahvelarvuti ära. Et see oli selline hästi segane asi. Ehk see, mida mis oli Kellit häirinud, see oli juba ka talle endale selline tundus, et see on 6. järguline asi. Ja siis ma leppisin kokku, et aga kuule, mis siis oleks, kui sa räägiksid meile pikemalt oma elust ja mõtetest ja Kelly arvas, et see on päris hea mõte. Aga ma ei olnud muidugi selleks absoluutselt valmistunud, sellepärast, et mul polnud õrna aimugi, et ma võin temaga kokku saada. See oli ka esimene kord, kus ma teda oma elus oma silmaga nägin. Ja siis me leppisime kokku, et okei, järgmine kord saame mõne päeva pärast kokku. Saimegi jälle advokaadibüroos ja rääkisime. Advokaat oli kõrval, kuulas. Siis kirjutasin üles selle ja meil ei kokkulepe, et ta vaatab selle ka üle. Ta tegi sinna mõned väga mõistlikud märkused muuses. Aga siis vaatas selle kogu teksti üle ka meie advokaat, igaks juhuks, sest pooleli oli mitu kohtuasja. Ja meie advokaat ütles, et näed, ja Kelly väidab siin sellist asja. Aga tõesti ära, et see niimoodi oli. Et sa pead nende sõnade eest vastutama. Ja ta ütles, et palun võta siit need asjad välja, mida sa ei suuda tõestada. Ja seal oli väga-väga palju asju ja need lendasidki lihtsalt siis välja. Et see intervjuu oli palju-palju pikem. Rääkisime vägivallast, inimeste välimusest, kodusest käitumisest ja mitmed asjad nendest ei jõudnudki mitte kuhugi. Ja muidugi siis, kui see lugu ära ilmus, siis lugejad olid tänulikud, lugesid palju ja ma sain hästi palju saimata. Aga see on ajakirjanikutöö. See on elu, mis tea. Aga Sulev, sa tõid sisse selle fototeema, mis on selle siis, ütleme, viimaste kuude ka olnud arutelu koht, et räägiks sellest natukene, et taust oli see, et nagu Sulev ka ütles, Henri võitis medali, Kelly leidis, et võib-olla on ebaõiglane, et selline treener võiks saada ka preemiat ja saatis EOK-sse pildi, helilõigu, mis kujutab või peaks tõestama, et treener, isa on olnud Henriga vägivaldne. Ja selle pildiga juhtus selline huvitav asi, et jälle kõigil toimetustel oli info olemas. Postimees avaldas joonistuse sellest pildist, kus Tõnise käed olid Henri kaelal, et lugejad siis saaksid aru, mida umbes pildil kujutatakse. Delfi Sport avaldas umbes samas ajaraamis ka tegelikult kohe oma loo pilti juures ei olnud. Ja siis nädal hiljem ilmus meil Kelly intervjuu, kus Ekspress otsustas avaldada selle pildi. Et Gunnar, miks on pilti ei avaldanud kohe või mis kaalutlused seal olid? Üks kaalutlus oli kindlasti see, et me ei teadnud selle pildi tausta. Meil ei olnud seda helilõiku. Ja meil ei olnud ka neid sõnumeid, millest on pärast räägitud, et koos selle pildiga, see, kes selle pildi tegi, see oli siis üks nendega samal ajal treeninglaagris viibinud poiss, et tema siis saatis sõnumit, ma kardan ja siin toimub midagi hirmutavat minu jaoks. Meil ei olnud seda taustsüsteemi tollel hetkel ja me arvasime, et ei oleks meist mõistlik seda pilti avaldada. Ma veel tooks selle välja, et see Postimehe joonistus, mitte nagu konkurendi alustada, oli selles mõttes ebatäpne, et kägistamist konkreetselt sellel fotol ei olnud. Jällegi me räägime fotost, ma võin teksida, mis ajastus see oli, aga enne 2020 kindlasti, siis kui nad seal koos treeninglaagris olid, eks. Ja meie kirjeldasime seda pilti. Tagantjärele oleme saanud, me toome siin mängu juba sellega Kärt Pormmeistri, kes YouTube'is on avaldanud väga, väga palju helilõike, mis ilmselt Mihkel ka teil võisid olla mingid käes. Ja me saime selle eest natukene pähe, et me kirjeldasime liiga pehmelt seda pilti. Aga ma jään siiski selle juurde, et me kirjeldasime seda pilti täpselt, sest
mis jõuga, mis sellele eelnes, mida oli Henri enne öelnud, kui see pildi peal toodis laptopist kinni ja kuidagi Tõnise käed tulid särgi alt ja püüdsid seda laptopi siis ära rebida ja Henril justkui juuksed siis üle selle diivani ääre karjus, et tal oli ebameeldiv, et see pilt või see iPad talt ära võetakse, et aga me kirjeldasime täpselt nii, nagu see oli ja me otsustasime tol hetkel, et me jätame selle pildi avaldamata. Sulev, miks me Ekspressis avaldasime selle pildi? Väga lihtsalt põhjusel, et minu meelest Postimees vist oli see, kes ütles, et seal peal on alaealine, aga Endre enam ei olnud alaealine. Ja me rääkisime sellest pildist Kelly Sildaruga ja ta lasi mulle ka neid helilõike. Ma arvan, et neid ei oleks olnud ka raske nagu sinna intervjuu juurde küsida, aga ma ei tulnud nagu väga selle pealegi. Ja kuna kogu meedia rääkis sellest, siis tundus nagu, et aga trükime selle siis ära. Seda enam, et Henri Sildaru ise kinnitas mulle, et kuule, siin peal ei ole midagi vägivaldset. Ja kuna algne versioon oli, et see on vägivallapilt, aga kui nii-öelda ohver ise ütleb, et ei, siin ei ole midagi vägivaldset, siis see andis ka õigustuse see pilt ära avaldada. Ta oli lihtsalt see, mida kõik inimesed tahtsid näha, aga keegi ei olnud näinud. Mihkel, kas kõrvalvaatajana, kes sa vist ei pidanud selle pildi üle otsustama, kas avaldada või mitte, aga kuidas sulle tundub, et mis oleks teinud pealtnägijas? No võt, minu need peamised otsustuse kohad olid 21 aastal, eks ju. Ja nagu ma mainisin, et meil oli ikkagi see künnis tollel hetkel kaunis kõrge, eks ju, et me ikka õiget asja jääme. Ja selle siseveendumuse kujundamiseks siis me pressisime nagu neid, et kuulge, et mis tõendid on. Ma kusjuures ei mäleta, kas nad näitasid mulle seda pilti too hetk või ei näidanud 21 aastal, aga me rääkisime sellest episoodist ja me võtsime selle või proovisime selle poisiga ühendust võtta või õigemini tema selle vanematega. Poisiga, kes nägi siis seda? See, kes oli see tunnistaja, kes kirjeldas seda, kes neid sõnumeid saadab, sealt ütleb, et ta kardab ja nii edasi, kõik see kägistamine, selle me käisime kõik selle 21 aastal läbi. Meie valduses seda pilti kindlasti ei olnud, õnneks, eks me ei pidanud seda otsust langetama. Aga et meil oli see oluline, et hei, et kas siin äkki tunnistaja, kes tuleb ja räägib sellest, et tõesti, nagu siin sai kirjeldatud, inimesed, kes on huvitatud, on ise ka näinud, et see pilt on jah, selline nagu ambivalentse poolne, eks ju, et nüüd, kui me kõik oleme seda näinud. Aga tollel hetkel siis läbi vanemate nagu sealt tuli keeldumine, eks ju, et nad ei soovi sellesse teemasse kuidagi saada kaasatud. Ja meil, et olla selge, et tollel hetkel siis me läbi rääkimistel, ma toonitan veel kord, tollel hetkel see ei olnud nii, et siin on kõik tõendite pakk, tehke, mis tahate. See oli ikka nii, et me kogu aeg küsisime, et kas teil vot selle, sest et kui me räägime, nagu üks asi on, et inimene tuleb ja kõneleb mingitest episoodidest, aga oma kõrv on ikkagi kuningas või silm on kuningas. Ja siis me läbirääkimiste tulemusel saime nii kaua, et meil oli paar helisalvestist, millest me siis näpu otsaga midagi kasutasime, et ikkagi kirjeldada või anda seda aimdust, eks ju, et mis see õhustik oli ja mis see probleem on, millest siis Kelly eeskätt räägib. Ma olen õnnelik, et ma ei pidanud selle foto üle otsustama, sest et tõesti, et argumente on ühelt ja teiselt poolt, eks ju, ja kusjuures need argumendid ka ajas muutuvad. Eks ju, see ei ole nii, et ühel päeval otsustame ja sinna paika see jääb, vaid see kontekst võib ju muutuda. Just, aga räägime kriitikast ka ajakirjanduse suhtes. Siin on mainitud Kärt Pormeistrit, tavakodanikust naisterahvas, kes on teinud YouTube'i, tal on oma YouTube'i kanal, ta on teinud väga põhjalikke kajastusi viimastel kuudel Sildarude teemal, vaimsest, füüsilisest vägivallast, majanduslikust poolest. Tegemist on inimesega, kellel on ka tal on juuraharidus. Ta on tõesti nendes videodes teinud ka tööd, mitte ei väljenda lihtsalt oma seisukohta, ta on saatnud kirju, tuvastanud fakte, lugenud dokumente. Ja tegelikult nendest videodest on sündinud ka meediakajastusi, me ise oleme kajastanud seda ja on ka inimesed andnud tagasisidet, et head uurivat ajakirjandust teeb. Kas Kärt on kuidagi uurival ajakirjandusele ära teinud? Ma jätkan sealt, kus ma lõpetasin tegelikult, et asjad ajas muutuvad. See on täiesti võrreldamatu. Täna tema sai tulla 5 aastat hiljem, kui meil on olnud kõik need vaidlused kuni EOK presidendi tagandamiseni, seal on nii palju uut infot.
erinevaid kohtuvaheotsuseid, kriminaalasjade algatamata jätmiseid, sotsiaalmeedia avaldamisi, vaidluseid treeneri kutse üle, see on hoopis teine kontekst. Ja mis kõige olulisem, tegelikult võtmekoht on see, et mina ei saa vastata, mis motiividel, aga keegi asjaosalistest on need salvestised Kärt Pormeistrile andnud, punkt 1, mida ta sai analüüsida, sest meil peale paari helilindi midagi ei olnud. Ja teiseks ma tahaksin ära markeerida, kui ma siin mikrofoni juures olen, et Kärt Pormeister ikka väga selgelt on võtnud ühe osapoole esindamise enda missiooniks. Ta kindlasti usub, et ta ajab õiget asja, aga ei ole midagi teha. Meie ajakirjanikena peame küsima ka vastaspoole arvamust ja ka selle ära tiražeerima, ükskõik, kas me ise usume seda või mitte, et ei ole mitte midagi teha. Gunnar. Ja ma tahtsin nii palju täpsustada, et Kärt meile Delfile antud intervjuus Ken-Toor Abramsile ütles, et tema ise küsis need asjad Kellilt välja. Et see oli esimene täpsustus ja see on ajas muutunud. Seda on korduvalt erinevad toimetused küsinud ajas ja need intervjuusid on küsitud pidevalt, et veel kord, et nad olid jõudnud sellesse punkti, et nii, nüüd, palun, põmm. Ja teine asi, et väga õige point on see, et meie meediamajadena on võtnud selle vastus, et me peame kajastama mõlemat osapoolt tülis. Sest seda nõuab meilt ajakirjanduseetika. Me allume pressinõukogule, mille väga suur juhtfigur alles sina olid, eks. Aga YouTube'i kanal ei ole selle pressinõukogu ees vastutav ja nemad võivadki ühepoolset infot avaldada. Jah, võib-olla lõpuks saab keegi teda kohtusse kaevata, aga sellist otsest kontrollorganit tema kanali üle ei ole, et tema saabki seda endale lubada. Sulev, kas oli tunne, et oleks taht ise neid lõike kõike avaldada ja nii hoogsalt kirjutada? Ei olnud seda tunnet, sellepärast, et ma lihtsalt ei vaata YouTube'i. Põhjus on väga lihtne, ma loen lihtsalt kiiremini, kui ma kuulan ja mul hakkab lihtsalt sellest ajast kahju. Ilmselt ma olen vanamoodne inimene. Küll aga ma olen lugenud sellist raamatut, Imelaps, Kelly Sildaru lugu, Kalle Muuli, kes on kõik need viimase aja sensatsioonid siia juba aastaid tagasi kirja pannud. Väga põhjalik raamat. Siin on kõik need vägivallajuhtumid sees, siin on kohtuasjad sees. Tõsi küll, ta tegi selle aastal 22, siis kui Kelly võitis oma medali, et nad on selle seisuga, aga siin on väga palju nendest asjadest sees, mida praegu on inimesed nagu üllatusega kuulnud. Kas valged sokid olid sees? Valged sokid ei olnud sees, aga siin olid mõned teised asjad sees. Mis ilmestab veel kord, eks ju, et sa võid teha suure hulga lugusid, aga siis mingil hetkel see nagu vallandub teataval määral laviin ja täitsa uskumatu, nendest valgetest sokkidest sai. Ja, aga valged sokid on jällegi, et see ei ole nagu treeneri kutsega seotud, et see ei ole sportimisega seotud, et seal peab arvestama, et tegemist on lapsevanema ja lapse suhtega, et ilmselt seal siis nagu isa kritiseeris teda isana või lapsevanema on hästi nõme muidugi, aga see ei puuduta absoluutselt treenimist. Ja, kujutame näiteks ette olukorda, et kui keegi meist oleks tulnud teinud loo, eks ju, et Tõnis sõitles Kellit soki valiku pärast. Mis arvad, mis tagaside või mis te arvad, mis tagaside oleks olnud publikult, eks ju? Aga üks YouTuber tegi ära ja kõik läksid hulluks. Et see, ma ei tea, mis see moraalselt täpselt on kaasa võtta, aga võt sellises olukorras me oleme. Aga veel kord, see kõik kruvis, eks ju. Kõik on alati seotud ajahetkega. Ehk sellel aastal oli ju nagu 2 väga olulist sündmust. Üks oli see, et Henri Sildaru võitis medali, mis kindlasti tõmbas publiku tähelepanu. Ja näed, see pisike poiss isegi võitis hõbemedal ja Kelly on alles pronksil. Ja teine asi, nüüd hiljaaegu ju siis Harju maakohus langetas otsuse selles suures tülis. See ei ole nagu nii tsiviilvaidluses kui ka kriminaalasjas. Tõnis Sildaru sai karistada. Ehk see tõmbas jällegi nagu huvi üles. See oli lihtsalt langes viljakale pinnasele. Nii et me
pigem siis oleme, ma saan aru seisukohal, kui Kärt Pormeister ka ütles, et ajakirjandus on pigem edastanud Tõnise narratiivi, selle alla neelanud, vägivalda suhtunud külmalt, ütleme leigelt, ei ole seda nii teemaks tõstatanud, siis me pigem ei ole sellega nõus. Ma arvan, et siin ositi, see on 2 momenti jääb mulle nagu kõrva. Esiteks, et see, millega Kärt Pormeister peamiselt vaidleb, on tegelikult üks konkreetne Tõnis Sildaru intervjuu ühes Kanal 2 telesaates Täistund. Sest Tõnis Sildaru, parandage mind, kui ma eksin, ei ole ju tegelikult väga palju intervjuusid andnud kogu sellest problemaatikast, sellest tülist või, eks ju. Nii, ehk et valdavalt koosa selles Kärt Pormeistri analüüsis saab üks konkreetne intervjuu ühes telesaates ja teine asi, kui ta ütleb, et on alla neelatud see narratiiv, Tõnise narratiiv, siis ma kahtlustan, et ta räägib kogumist sellest enda mingisugusest tunnetusest, et mis toimub kommentaariumides ja nii edasi, mitte niivõrd, ütleme siis klassikalises ajakirjanduses, et oletame siis niipidi, et ongi tehtud Tõnis Sildaruga intervjuu, ega siis selle ajakirjaniku kohus on minna siis Kelly Sildaru juurde või tema esindaja juurde küsida vastu kommentaari. Nii et vaikimisi mingi probleem luua puhul peab olema nagu 2 poole või me peame püüdma vähemasti 2 poole nagu seisukohta saada. Aga samas jällegi võib ju Kärt Pormeistrit ka kiita. Kiita selles mõttes, et ta on mingit ühiskondlikku peegeldust meile andnud, et ta on väljendanud neid mõtteid, mis on õhus ja ta on tõstnud ikkagi väga olulise teema üles, et selline koduvägivald, lähisuhtevägivald üleüldse, et kahjuks jah, see pere on andnud meile ka mõtet selles vallas, eks ju. Asi, mida me ei oleks mitte kunagi oodanud. Pormeistri kiituseks tuleb öelda, et hästi metoodiliselt, keda huvitab, see rahade küsimust menetleb ülipõhjalikult ja ka siis seda vägivalla küsimust, aga isegi see rahade küsimus on natukene nagu, keda see teema nagu detailselt huvitab, kes jaksab 1,5 tundi on üks jagu kusjuures, et vaadake. Gunnar, kas mõtteid Pormeistri kriitika kohta? Eks seal vist oli ka meie kohta konkreetselt? Ja kindlasti oli, jah. Aga mis puudub kriitikat, et võib-olla mis mulje Facebookis on jäänud, siis meil on üks arvamuslugude sari, ma jään selle nime praegu võlgu, mis Delfi arvamuses on. Sinna tuli üsna hiljuti vist nädalavahetusel tuli lugu, et teemal, miks Facebookis võtavad sõna need, kes võtavad ja miks need inimesed korduvad ja miks teise poole teist vaadet omavad inimesed ei võta sõna. Nad lihtsalt ei kipu sõnelema. See on erinevatel teemadel, et see on mõneti ka maailmavaateline. Ka see küsimus on väga maailmavaateline, konservatiivne pool ütleb, et aga võib-olla me ei peaks torkima neid, mis pereasju ja tippsport ongi karm ja vahel tulebki mingeid asju välja öelda. Aga teine pool on ikkagi see, et kuskil on kellelegi liiga tehtud, mingid selged väärkohtlemise tunnused on ilmnenud, aga ma just tunnetan Facebookis, et need, kes võib-olla arvad, et siin on tegemist selge väärkohtlemisega, ei kipu lihtsalt Facebookis sõna võtma. Võib-olla üks teema, millesse ei maksa ka pikalt jääda, aga Tõnis on välja toonud ühe oma argumendina, et need helisalvestused, mida siis me oleme erinevates kujudel ja kohtades kuulnud, et need on ebaseaduslikud. Et me ikka avaldame ajakirjanduses aeg-ajalt ju meie valdusesse sattub asju, mis võib-olla ei ole mõeldud kõigi silmadele. Miks me avaldame siis selliseid ebaseaduslikke asju väidetavalt? Ma lühidalt vastan, et need ei ole ebaseaduslikud, et inimene võib sellist asja väita, aga vähemasti korra taaskord põikan kõrvale. See Jäämäel on ka selge veealune osa ja mida avalikkusele teadvustan on see, et tegelikult mõlemad osapooled on üksteise peale teinud ka kõigi nende aastate jooksul üksjagu kuriteoteateid, millest enamikule ei ole käiku antud. Mõned on üpris pöörased
ja muu hulgas siis nende kuriteoteadete seas on ka selline, kus Tõnis tegi kuriteoteate seos nende salvestustega ja ma ei tea, kas ta konkreetselt veel eraldi Kelly Sildaru peale tegi selle kuriteoteate, aga ta tegi minu peale. Ühesõnaga seoses selle Pealtnägija telesaatega ja seal on nüüd huvitav see, et telesaade oli 21. aastal. Tõnis Sildaru avastas endas selle, et tal on liiga tehtud 23. aastal pärast seda, kui see lähisuhte vägivalla asi seal kriminaalases ära lõpetati. Et siis ta ütles, et nii, nüüd teeme väikse kuriteoteate telesaate teleajakirjaniku peale. Ja seal ta tõesti siis argumenteerib, et esiteks mina tegelesin ebaseadusliku jälitustegevusega, kui ma siis temaga vestlesin ja salvestasin neid vestluseid ja panin need eetrisse. Selgituseks, minu telefon salvestas tollel hetkel täitsa automaatselt kõiki vestluseid ja me veel eraldi temaga vaidlesime, põhjendasime, miks me neid kasutame. Ja teine osa sellest kuriteo kaebusest oli siis see, et just nimelt need samad lindid, eks ju, mida me oleme siin kõik nautida saanud, jutumärkides, eks ju, et need on ebaseaduslikult tehtud. Politsei siis ühesõnaga jättis algatamata kriminaalasja mõlemas aspektis, et need ei ole ebaseaduslikud, kui sa oled ise selle vestlus osapool, siis ei ole ebaseaduslik salvestada. Võite meenutada Edgar Savisaarte lindiskandaali. Aga avalikustada, salvestada küll, aga meie avalikustame kõike. Siin nüüd siis tuleb hinnata ja me enda meelest seda tegime, et just nimelt, et nii palju kui neid linte meie käsutuses oli, me jupi mängisime sellest, eks ju, et siis just nimelt kaalumise koht, et ilmestada seda, et asi, milline see õhustik oli ja et asi ei olnud niisama jutuks hea küll või nagu tunnetuslik, eks ju. Aga jah, sellist metoodilist transkribeeritud analüüsi, nagu me nüüd oleme näinud mõnel pool, et seda me ei teinud, jah. Sulev, sul on ka üsna palju kogemusi materjalidega, mis võib-olla ei ole meie silmadele mõeldud. Miks me avalikustame nad ikka? Kas me tohime seda teha? Sa küsid küll valelt inimeselt. Ja ma olen nii palju selle eest peksa saanud ja siis on mõned inimesed, kes öelnud, et nagunii see jõuab kunagi Eesti Ekspressi ja ongi jõudnud, et isegi naeran selle üle. Inimesi huvitavad sellised asjad aga mitte kõik asjad, et eks seal peab ikkagi kaaluma ja üha rohkem me kaalumegi seda, et kas mingit asja panna siis välja või eetrisse, ja mida see peab näitama, eks ju, see on hästi oluline. Et üks asi on tõesti selline, et ta on uudisimu lihtsalt, aga ei, ta peab midagi ära tõestama, et see on ju samamoodi nagu kohtusse minnakse. Et uurijad tõenäoliselt on salaja peal kuulates kuulnud väga palju, väga intiimseid detaile, aga nad ei lähe ju seda kohtus esitama, sellepärast, et vaidlus käib millegi muu üle. Et alati peab vaatama, mida esitleda. Ma isegi ütleks siin niiviisi võib-olla, et siin hea hetk äkki turgata vahel, et mina väidan, et üks kõige suuremaid väär arusaamasid seoses ajakirjanikega on see, et kõik, mis me kuuleme, me kohe paiskame eetrisse. Et see on minu hinnangul üpris kaugel tõest. Et me kuuleme tegelikult väga palju uskumatult delikaatseid asjasid inimeste kohta. Aga see ei tähenda kaugeltki seda, et me seda kõike avaldame. Et me peame seda hindama ikkagi, et esiteks, mis on nende väidete tõeväärtus ja teiseks, et mis siis isegi kui need on tõesed või tõendatavad või toetatud mingite tõenditega, siis et kas seal on olemas see ülekaalukas avalik huvi, et neid tiražeerida, et viia laia üldsuse ette ja me teame tegelikult väga palju asju inimeste kohta, aga selle suhtes puudub avalik huvi. Gunnar, kuidas teil sporditoimetuses kogemust on, et palju selliseid juhtumeid on? Et palju salvestisi linte tuleb? Palju teil linte sahtlis on juba kõigi sportlaste treeningutelt? Ma arvan, et linte viimase 30 aasta jooksul, millest me oleme sellised lugusid teinud, ongi täpselt üks, võib-olla kuskilt 2, teine tuleb kuskilt välismaalt juurde. Ma ütleks, et lindiskandaalid ongi ju kõige mõjukamad skandaalid olnud läbi aegade või siis videosalvestise põhjal tekkinud skandaalid, et meenutame kas või hiljaaegu Venemaa ja Ukraina, Venemaa ja Ungari vahelisi vestlusi. Et see ju paljastab inimeste
eriti kui siin on veel pealt kuulatud materjalid, see paljastab inimeste tegeliku pale. Kõik saavad hinnata selle hääle tooni põhjal veenduda, kes siis on õige mees ja kes on vale mees. Spordis on küll dopingu skandaalides vist on mõnikord. Jaa, kohtus jalgpalli kihlveo skandaali kohtus mängiti ette telefonisalvestusi ja see oli küll põnev kuulamine, et kuidas lepiti kokku, et ära seda penaltit tõrju või et võta täna natukene vabamalt seal kaitses. Selge. Jõuame veel rääkida korraks, mitte küll väga süvitsi minna, aga eelmisel nädalal tuli maakohtust otsus, mis ütles, et Tõnis Sildaru on suure hulga oma tütre raha omastanud ja lisaks ka tuleb tal tagasi maksta tütrele üle 200 000 euro, mis on siis tema raha. Mis me uut teada saime sellest või mille poolest see kohtuotsus teie meelest oli kas huvitav või milliseid asju me peaksime sellest teadma? Sealt on raske midagi teada saada, sellepärast, et see on praegu ainult otsustunud, seal ei ole seda osa, kus kohtunik põhjendab, miks ta sellise otsuse langetab, et see alles tuleb vist juuni lõpus. Et ta on teatav vahefiniš ja sellepärast ta pälviski tähelepanu. Seda otsust on ju selles mõttes, vähemalt suurt osa sellest oleks Tõnis Sildarule hästi lihtne täita, sellepärast, et ta sai tingimisi karistuse ja tingimisi karistuse täitmiseks sa lihtsalt ei tohi teatava aja jooksul mitte midagi paha teha. Et seal nagu ta ei pea mitte midagi tegema selle jaoks. Teine asi, raha, mis talt välja nõuti, see on arestitud ja see on olemas. Ta ei pea seda kuskilt näpistama hakkama. Kolmas asi nüüd, et ta peab kohtukulud kinni maksma ja kohtukulud on seal väga suured, 176 000 eurot kokku. Nii et tema enda advokaat kui siis Kelly Sildaru advokaat. See on juba natukene raskem asi. Tõnis Sildaru võib vabalt selle otsuse edasi kaevata. Ma ei tea, kas ta on selles kavatsusest teada andnud või mitte. Et mulle tundub, et ta on inimene, kes ikkagi on veendunud, et temal on õigus ja sellisel juhul ta jätkaks seda võitlust, aga ma võin ka eksida. Mihkel, sina vist juba ütlesid ka ETV-s, et sa arvad, et see läheb edasi? Jah, see sisetunne on tugevnenud, sellepärast, et pärast seda sama ETV esinemist oli mul, härra võttis mu käise ühendust, andis tagasisidet, mis ta arvab, et võin kinnitada, et tegemist on erakordselt punktuaalse inimesega, kes hindab sõnatäpsust. Nii et see mulle ainult sisendab seda tunnet, et küll see vaidlus läheb edasi. Mina ütleks, et selle esimese kohtuastme otsuse põhiline tähendus ja väärtus on praegu see, et kui siiani oli see lihtsalt ühiskond pooleks läinud, ühtedele meeldib naispool sellest perest, teisele meespool ja siis olime lõhki. Nüüd on kohtunik vähemasti esimese astmes selle otsa vaadanud, selle kogu kompotile öelnud, et vähemasti need nii-öelda rahalised etteheited tema hinnangul peavad paika. Aga arvestades seda ka lähiajalugu, mis meil siin tulnud kohtutest, ringkonnakohtutest ja nii edasi, ei julge absoluutselt mürki võtta, et mis siin edasi saab. Gunnar, kas teil on nüüd tõsine kohtukoolitus olnud, kohtulugude koolitus siin seoses perekond Sildarude looga? Tundub, et läheb edasi? Mitte ainult ju perekond Sildarude looga, et kui nüüd meenutada viimast 5 aastat, siis neid kohtulugusid on tulnud ju ka vehklemisest, jalgpalli juba nimetasin, meil on korvpallurid käinud 2 tükki lausa kohtupingis puruspäe sõitmise eest. Üks boksija hiljuti siiamaani vist istub trellide taga, sest tema loodud inkassofirma tegevuses oli selliseid kahtlasi väljapressimise ilminguid, eks näis, kuhu see läheb, et me oleme kõva koolituse saanud kõik, ma arvan, aga Sildarude kaasuse suhtes ikkagi kõige rohkem, sest me oleme seal, ma julgen öelda, et meie väljaanne on seal kohtu selles pressipingis just nendel istungitel kõige kauem istunud, võib-olla on veel keegi istunud, aga pole lihtsalt ilmunud, erinevaid väljaandeid on seal veel käinud.
Postimees osustas, et Elu24 käib seal rohkem, see võib-olla detaile teadmata, ma arvan, et sporditoimetus tahtis ennast kuidagi taandada sellest, aga lõpuks on ka nemad pidanud ikkagi sinna süvitsi sisse tulema, et kool on olnud kõva ja kui nüüd arutada, mis siit nagu jätkukohad on, siis ma arvan, et selle kooli sai kogu Eesti ühiskondi ikkagi sport ennekõike, et võtame veel alasid, kus noored hakkavad varakult raha teenima. Iluuisutamine, tennis, väga huvitav oleks teada, kuidas Kaia Kanepi ja Anett Kontaveidi peres need asjad omal ajal käisid. Ma arvan, et seni ei mõtlegi keegi sellele, et võtaks juristi ja arutaks läbi, kas me teeme mingi seltsingu või asja. Ma ei tea, kas keegi üldse teadis enne 2021, et selline asi nagu seltsing on olemas. Või sellele ei mõeldagi sellepärast, et elatakse ikkagi selles idüllis, et aga mis meil saab juhtuda? Et me ju lepime siin omavahel kuidagi kokku, et jah, see, mis sa teenisid, selle sa saad endale aga natuke tegime meie ka ju, aitasime sind ja tulime töölt ära, et aga see õpetab ikkagi kogu ühiskonda. Ja ma tahan veel seda lisada, et kui kellelgi tundub, et mida me siin ühte pere asja lahkame, et jätame selline pere nüüd rahule, siis võib-olla karm öelda, aga see pere on võib-olla sümbol tervele Eesti ühiskonnale, et need asjad, millest ju räägitakse, ma ei ütle, et iga laps teenib miljonit, aga need asjad, mis räägitakse, mis seal peres on juhtunud, neid asju juhtub paljudes peredes iga päev. Ma tahaksin ka lisada, et ta on selline näide kogu ühiskonnale, et ma sattusin täpselt samade argumentide peale ühes hästi suures päranduse loos. Samamoodi oli küsimuse all, et mida võivad vanemad oma lapse varaga teha. Ja see on hästi-hästi oluline. Ja see ei puuduta absoluutselt ainult sporti. Käisin eelmisel nädalal kinos vaatamas filmi Michael Jacksoni elust, kes siis tegelikult elas oma isa hirmu all ja isa kasutas teda täpselt samamoodi ära, et Michael, sa pead teenima nii ja nii ja nii, et seal filmi käigus kinost tuli mul millegi pärast Sildarude juhtum nagu kogu aeg meelde. Film on väga huvitav, soovitan vaatama minna. Nii, teeme siia lõppu veel ühe kiire sellise küsimus-vastuse ja siis ma annan ka meie kuulajatele, vaatajatele võimaluse küsimusi küsida. Aga küsimus lõpetuseks on see, et mis te arvate järgmise, ma ei tea, 1, 2, 3 aasta jooksul, kas perekond Sildarudega me kirjutame veel mõne sellise loo või tuleb veel midagi sellist ilmsiks või juhtub midagi sellist, mis vapustab tervet Eestit? Mis te ennustate, kas võib juhtuda, et meil tuleb jätkata? Mina küll ma loodan lihtsalt, et üks neist võidab kuldmedali ja see vapustab meid positiivselt. Hea vastus sulle. Gunnar. Ma arvan, et midagi sellist, mille peale me praegult ei tuleks, ei tule rohkem välja. Kohe, ma küsin veel, mida Mihkel arvab sellest ja siis jõuamegi teie küsimusteni. Ma usun ka, et nüüd midagi sellist, et nagu pea peale pööraks, et kui välja arvata see positiivne stsenaarium siin, et vast ei tule, küll saab olema huvitav näha tõesti, et kui need kohtud seda hekseldavad ja siis ühel päeval oma selle lahti kirjutatud nagu põhjendustega osa avaldavad, et seal me siis näeme seda, mis nad ütlevad selle kohta, et kuidas siis lapsevanem peaks sellises olukorras nagu käituma, sest kujutage ette, et kuidas see siis nagu peaks eluliselt olema, eks ju, et sul on nagu tütar, kelle pangaarvele laekuvad nagu reaalselt 100 000, eks ju, et kas sa siis selle alaealise lapse ühelt poolt nagu juriidilise esindajana pead sõlmima iseendaga siis kui treeneriga lepingu või kuidas see siis nagu elusalt käiks, et täiesti ma saan aru, et miks Tõnis Sildaru ütleb, et come on, see on täitsa lapsik nagu
konstruktsioon, et kuidas siis nagu, loomulikult ma tegin kõike läbisegi, eks ju. Aga mis ma lähen nüüd natuke õhukesele jääle, aga ma arvan, et see 200 000, mis praegu on selles, me ei ole keegi lugenud seda otsust veel, aga ma juhin tähelepanu, et see on hästi konkreetselt üks hästi kitsas osa kogu sellest rahavaidlusest, mis puudutab sellesse mingisse MTÜ-sse rahade kandmist, selle investeerimist, tagasi kandmist ja nii edasi. See on hästi selgelt selline osa, mis on vaidlustatav. See, mis puudutab üldse seda treeneri, vanema rolli segunemist, saab näha, et kas need kohtud tegelikult üldse adresseerivad või mitte. Ma tänan kõiki meie paneliste ja te võite veel pärast rääkida nendega, et kui jäi veel küsimusi hingele.